siin käkikeerajate nädala ringvaade. Eesti ainus uudistesaade, mida tsensuur ei pea enne avaldamist üle käima. Sel nädalal veel 5 aastat nalja ja naeru Ärma Toomasega. Kaitsevägi tegi kevadtormi. Välisriikide valimisvaatlejad kritiseerivad Eesti valimisi. Evelyn eurolaulule. Ja muidugi ei vaja lihtrahvas palgatõusu. Hakkame pihta. Meie tore esikäkikeeraja, rahva poolt palavalt armastatud president Ilves, keda ta imetlejad kutsuvad armastavalt Ärma Toomaseks, kinnitas, et soovib presidendi tööd jätkata, sest ta tunneb täit valmisolekut teenida Eesti riiki oma parimes heas tahtes. Kuigi tema ja Evelyni palgad, hüvitisid ja turismitalu toetused on, nagu teame, närused, on ta ikka nõus jätkama. Eesti rahvas võib sellisest suuremeelsest eneseohverdamisest tõeliselt rõõmu tunda. Ärma Toomase teleesinemised, eriti kui ta oma naise kriitikuid toreda kiunuva häälega matkib, on rahvale palju nalja teinud ja küllap ta suudab rahva lõbustamist ka tulevikus jätkata. Ta otsus oli küll ka tingitud sellest, et kuulsamad tsirkused teda ka andekusele vaatamata klauniks ei palganud. Seda parem meile. Saame järgmise 5 aasta jooksul ka rõõmu mitte ainult Ärma Toomasest, vaid ka tarkust koguda Evelyni kõikvõimalikest õpetustest. Kindlasti aitab Toomase otsus ka lambapidajaid. Evelyni poolt suurmoeks tehtud viltkübarate valmistamine hakkab nüüd kindlasti hoogu koguma ja eks õnnelikud lambapidajad teavad, et vilti tehakse villast. Eelmisel nädalal valmistasid meie kaitseväelased endid riigikaitseks, pidades simuleerituid lahinguid Lõuna-Eestis. Manöövrite kõrgpunktiks kujunes kinnitus meie toredalt, pehmelt ja karvaselt kaitseministrilt, et Eesti julgeolek on nüüd kindlates kätes. Selline kinnitus Mart Laarilt, tublilt Savisaare pildilaskmise ja Iisraeli relvatehingu kangelaselt, selgitas kogu Eesti rahvale, et meie tõeliseks kaitseks ei olnud muud vaja, kui Laar kaitseministriks määrata. Seekord Laar kellegi pilti ei lasknud. Selle tegi tasa aga meie esikäkikeeraja Ärma Toomas, kes tuli sinna oma valimiskampaaniat tegema uuesti ametisse määramiseks. Ta laenas ühelt sõdurilt püssi ja võttis sihikule oma nõuniku, endise kommunistliku partei propagandaeksperti Toomas Sildami. Õnneks Sildamile ei olnud püss laetud. Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni Eesti Riigikogu valimiste vaatlejad on hakanud ründama meie võimueliidi jaoks kehtestatud suurepärast valimissüsteemi. Nad esitasid märkusi meile kasuliku e-valimiste süsteemi töökindluse suhtes ja väitsid koguni, et me peaksime süsteemi testimise avalikustama. Meil on rõõm tõdeda, et meie võimukandjad sellise rumale ettepanekule mingit tähelepanu ei pööranud. Miks peaks lihtrahvas teadma meie valimissüsteemi testimise tulemusi? Välismaalastel tekitab erilist mure see, et meil on nii hästi valimiste korraldus kui ka kontroll Riigikogu enda käes. Ja nii see peabki olema. Tähtis on ju see, et saaksime Riigikogusse just need ustavad partei sulased, kes on oma juhtide poolt koostatud valimisnimekirjades õigel kohal ja kes aitavad meid tublidel võimukandjatel võimul püsida. Kavatsemegi muuta põhiseaduse preambulat, et see Eesti rahvuse ja kultuuri mainimise asemel oleks kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama võimukandjate võimul püsimise läbi aegade. Mart Juur, kes on muidu tuntud humoristina, näitas, et Eesti rahva hüvanguks oskavad andekad humoristid esitada ka tõsiseid ja arukaid ettepanekuid. Ta tegi ettepaneku saata järgmisele Eurovisioonile meie esileedi Evelyn. Juur arvas, et tulemused oleks senistest paremad, kui meid esindaks selline andekas inimene. Nagu teame, on Evelyn saavutanud Eesti käkikeerajana märkisväärseid tulemusi. Esiteks,
sai ta 13 miljonit krooni maksumaksjate raha, müües riigile enda poolt välja mõeldud geniaalse lause Welcome to Estonia. Mart Juur palus meil kujutada ette meelt ülendavat momenti, kus teadustaja ütleb, et nüüd esineb teile Horvaatio transvestiidi ja Poola asjapulga vahel Eesti Vabariigi presidendi abikaasa, kes laulab teile laulu Hopp, hopp, parei. Siis tuleb Evelyn, viiul käes, moodne Eesti disainerite poolt komponeeritud kostüüm seljas. Juur lisas, et küsimus pole ju selles, kas kellelgi on häält või mitte. Küsimus on, kas ta on ikka märgiliselt mõjuv. On kahjuks ka mõned skeptikud, kes arvavad, et Rootsi ei andnud Eurovisioonil Eestile ühtegi punkti. Just sellepärast, et jaanuaris käis Evelyn oma kübaraga seal külas ja selle erakorraline ilu tekitas rootslastes kadedust. Meie majandus kasvab jälle. Uskuge mind, see jõuab kõigini ja tähendab sulle kindlamat töökohta ning suuremat palka. Riigikogu reformierakondlane Randpere tegi julge avalduse, väites, et lihtrahva palgatõusu ootusi peab vaos hoidma. Randpere on ilmselt tark mees, kes teab, et on veel palju aega, enne kui valimiste eel peab jälle kasutusele võtma populistlikud avaldused. See näitab, et Ansip tegi õieti, kui paigutas ta valimisnimekirjas küllalt kõrgele, et talle Riigikogu amet kindlustada. Ega raha puu otsas ei kasva. Lihtrahvas hakkab niigi piskuga harjuma ja rasket võimukoormat kandvad võimukandjad peavad olema korralikult tasustatud. Meie võimueliit toimis õieti, kui riigikogulaste 10% palgalisa kuluhüvitisteks tõsteti hiljuti 30%. Randpere väärib kindlasti oma riigikogulase palka ja hüvitisi. Oma julguse ja avameelsusega tegi ta rõõmu oma parteile, oma Riigikogu kolleegidele ja on samas ka toredaks eeskujuks kõikidele tublidele Eesti käkikeerajatele. Olen Valdo Randpere, Reformierakonna kandidaat Võru, Valga ja Põlvamaal. Reformierakond tagab, et Eesti majandus püsib kindlates kätes.